Saabastega ärge voodisse astuge. Sealt uksest tahad kohe minna või? Juba nägi ära. Mis sul on siin? Ma tule ära. Mis kotis on? Söögi. Söök on? Isi tõi söögi. Ma tule. Tere! Et jätkame ilusti nüüd järgmisest hommikust. Oli ja eile tegime lõpuklipi. Ja jätkame Täna läks üles ka. Lõunasöögiga. Et me oleme... Need on Jonile või? Ei, see vist on sulle. Ei. See on minu... See on mulle. Aga et me oleme laisaks muutunud kolimise ajal. Et kuna me elame kastide keskel, siis me ei viitsi veel nõude koristamise majandusega ka tegeleda, et siis me oleme näinud seda teed, et me tellime Wolti väga palju. Väga kuum on jah, aga hea mugav on ja ei pea nagu, ma ei tea, panne ja asju veel pesema siin pakkimise keskel, niigi meil on kõik kohad nagu on näha. Pakkimise valmis. Osad kapid on tühjad ja asjad on juba alla ära peetud ka, et me läheb jutt kõrval, aga et me oleme seekord targemad. See on nagu see mingi käsna läks siia jäetud. Aga et me oleme seekord oma arust targemad vähemalt, et me viisime juba esimese laadungi asju ära, on ja seda vist on näha ka või? Garaažiklipp on ja. Ja siis viisime natuke asju juba ära. Ja nüüd viime iga päev või nagu jooksvalt pakime asju kastidesse, viime panipaika, mis on meil esimesel korrusel. Kaamera on siin. Et siis me ei pea kolimise päeval lisaks mööblile veel ka kaste alla tassima, et kastid on ilusti alla veetud. Et ühesõnaga, et nädala jooksul üritame väikselt asju alla vedada, mis võimalik ja siis nädala lõpus saab ära viia jälle. Aga hakkame nüüd sööma. Ja meil on Wolti kood ka, mis ma panen ekraanile. Ei. Üle sinu. Niimoodi jah. Et kes konto teevad, saavad 7 eurot krediiti. So this could be you. Aga head isu ja head naistepäeva. Head naistepäeva naistele. Ma saan lausa kokku olla natukene, mulle tundub, sest ma tellisin raamenit. Tellisid ometi valmis toitu ja ikka pean ise tegema kõik. Kõik pean ise tegema. Aga muidu... Ja lõhna küll ja. Aga tead, siin on need seened ja tead, mina neid ei taha. Ma ei ole veel seene sõber. Sa võid mulle anda. Jaa, ma sõelun. Mis asja? Jonni, nusta. Et ma kujutan ette, et inimesed, kes on mingi hullud raameni fännid ja ma ei tea... hindavad seeni, siis mõtlevad, et ma teen mingi räme pattu praegu, aga ma tõesti ei ole veel seentega sõbraks saanud. Muidu see puljong lõhnab küll väga hästi. Oota nüüd, sa tilgutad, Joel, sa tilgutad, me teame kõik, et sina tilgutad. Miha, või tilguta. Ütle ükskord, millal ma tilgutasin. Kindlasti kohe nüüd. Filmisin mingit lauda lihtsalt. Sa võid kinni panna, head isu. Head isu, Jonni, head isu. No räägi, Jonni. Te ütlegi, mina ka tahan pilti. Räägi midagi. Ütle tere. Meil on paar päeva nüüd möödas viimasest klipist, tähendab ülejärgmine päev ja Joel teeb jälle mida? Vaib Wolti. Sellepärast, et me lihtsalt ei viitsi süüa teha. Mina ka latta. Mina tahad ka vaadata siit. Ei teeme. Kas on issi seal? Ei tooli. Tool, ahah. Ja puir. Ja Jann on alles. Ära näppu küll siia pane. Mina ka latta. Mina Ma ka ei ole latta. Panu. Jonni. Tukke. Mis on meil? No, kastid ka kogunud. Ma tahaks täiega kaamerat välja vahetada. Ma tahaks nagu sellise casual vlogimise jaoks väiksemad kaamerat. Ühesõnaga, siin on meie kaunid kastid. Mis sa räägid? Kaama. Mida? Ka kaamera, olgu.
no praegu ei saa. ja ma tahaks samas mingisugust väiksemat, ühesõnaga igapäeva vlogimiseks väiksemat kaamerat, aga selle kaamera kere tahaks võimsama vastu välja vahetada. et kas nad siis mis sul seal on? pesed või? jah. Lumi. Oota. kas sa käisid rõdul lume sees mängimas? jah, suure nii. suure lume sees. kas õues oli külm või soe? ja suure. soe oli või? aga sinu suure. lumi. sinu suure. dinosaurus või? ei. enamus ajast räägib ta päris nagu arusaadavat juttu, aga vahepeal on tal mingisugused uued jutud ja siis neist ei saa kohe alati aru. ja siis vaatan pärast videot tagantjärele, siis on nagu, et wait, sa rääkisid hoopis seda juttu. ja mõtle tuule. ohoo. päris huvitav, et ta seda suhu ei pista. ei pista suhu, jah. ei ole vaja. õde sul sööb kohe lund, aga ära saa söö. meil oli just notar. nii excited olen. koer on excited. no tule siis. ei. tule minu juurde. nii et we just bought a house. nii lihtsalt käiski. nii lihtsalt käiski, jah. teel lihtsalt teed ära, maja on olemas. ei pidanud kuskile minema maski kandma ega midagi. sai rahulikult oma viimaseid päevi koduseinte vahel seda teha, nii et jah. ja nüüd peab hakkama kolimise asjadega edasi tegelema. ja me oleme õhtuti jupikaupa pakkinud ja asju alla panipaika viinud. laupäeval lähme viime ära kõik. ja kui me laupäeval ei saa võtmeid, siis me saame pühapäeval. nii et ehk et siuke hea vlog täpselt, kus on hästi palju kolimist ja segadust ja alles järgmises videos näete kõike muud täpsemalt ka lähemalt. et eks me jupikaupa teeme, et me igatahes ma tundsin, et see on hetk, mis vajas jäädvustamist, et meil oli täna notar. ja nüüd läheb nii kaua, kui läheb siis seal Tartu maakohtus aega, et teha kinnistusregistri kanne. What? See ongi kõik? Jaa. Pisti. Mis sa teed? Mis sa teed? Ma pakin asju koti sisse panen. Meil on mingi mõistus kadunud ja katus pealt lennanud juba. Kas ma võin siin üldse suvaliselt? Miks? Sa teed ka nii. Mina panen alati ilusti. Kule. Sina ei pane kunagi ilusti. Ära nüüd valeta, eks ju. Nüüd pani kaamera tööle, nüüd hakkas ära. Ma olen vähemalt 2 korda ilusti pannud. Pingutama. Oma elus. Emmi eest ja Jooni eest või? Jah. Sinna see kaduski. Meil kadus ära ju. Emmi ei saanud selle pärast minna. Ja ma olen su vabatahtlikult valinud, mida hekki. ma olen siin väga pikk. Köök on kokku pakkida, aga meie plaan on see, et homme lähevad lapsed vanavanemate juurde ööseks. Ja siis me pakimegi köögi kokku ja laupäeva hommikul läheb suuremaks kolimiseks. Kas seal olid mingid sokke ka? Peaks vist müüjale veel... Maaklerile korra helistama. Jah, me helistame talle ära, enne kui tööpäev läbi saab. Et mida ta tahtis veel. Ma võin nüüd ainult kükitada. Mina või? Jaa. Miks? Mu kräkk on näha või? Ei ole. Ei ole jah. Ja kuule, mis on ufad siin? Mis maakler rääkis? Ütles, et reedel pühapäeval kella 3-st on üleandmine. Tõstad oma karvasokid kõik siia kohvrisse, siis on hea. Mis sa pead veel sellele müüjale ka helistama, on ju? Jaa. Kui me homme... Ta muidu on ju vist teab, eks ju, et meil on planeeritud laupäeval kolimine. Jep, kokkulepe niimoodi.
no selles mõttes, et kui ta teeb ukse lahti lihtsalt näiteks, see on suve muidu on nõme vaata läbi garaaži, ei viitsi küll tassida neid asju. Saaks ikka otse tukka. Suur. Välja. Neid on 5 sorti. Istu. Asuur, istu. Sidi! Asuur, ära nuta, palun. Ta ju teab, et me kolime välja ja meie teed lähevad lahku. Aga sul tuleb siia uus omanik. Kurat. Mõni usub ka sellist lohujuttu. Sulle tuleb uus omanik. Siin tuleb uus leht! Appi, appi, appi! Appi, appi, appi! Jeeeeee! Nii tore! Ma olen siin mingi lillede päästenurk. See on karvade eest päästmisel, mida ma eelmises videos vist näitasin. See siin kasvatab usinalt uusi harusid. Sellega ma ei oska midagi peale hakata. Tema siin on mu vana Monstera poeg. Nii et see, et tal juba siin uus leht tulemas on väga tore. Ja siin on ka üks väikene nööp. Ma tegin siin tuuri, et siit on pildid läinud. Meil oli 2 kukupesa jänkukest siin. Ma arvan, et tagumine aeg uued pildid siia raamidesse soetada. Siit on riiulid läinud. See pudi tuleb kõik kuskile karpi panna. Siit on pildid läinud. Siit on enamus neid helendavaid täppe ja tähti ka ära nokitud. Me leppisime kokku, et paneme nüüd lastetoas lakke. Ja siis on veel mingi viimane mänguasja saba, aga kuna lapsed on homme veel kodus siin, et siis me ei saa seda nagu ära panna. See on juba uue omaniku kraam siin. Ja siit on pildid läinud. Ja mis minu jaoks on kõige suurem vihje, et keegi on kolimas, on see vana hea kardinaid ei ole ees. Kui ma välja näen üldse siin. Igatahes läheb. Mõned asjad panin köögis ka kokku juba. Täiesti see segadus on siin nagu kohutav ja ma tean, et terve järgmise nädala ma klaarin seda segadust uues kohas, sellepärast et ühe asjana kaob meil ära see suur garderoobi kapp, mis on selline hea lähedal asuv pannipaik. Mul on juhe nii koos sellest, et kogu aeg on sassis, et ma võin ju ära koristada, aga kõik on ikkagi kuidagi nagu või. Aga igatahes meil on jah mitte kohutavalt palju enam jäänud pakkida. Täna on neljapäev. Homme on meil veel täiesti tavaline päev. Pakime päeval nii palju kui saab, ehk et mitte väga palju, sellepärast et ikkagi tööpäev on meil veel. Mõlemad lapsed on kodus. Hommes nad lähevad ööseks ja siis laupäeval on suur kolimispäev. Meil mõned sõbrad lahkelt tuletasid oma abikäe. Maja müüja ütles, et nemad kolivad homsega välja. Jah? Jah. Ju. Ja siis ongi meie aeg sisse minna. Et hetkel ametlik võtmete üleandmine on pandud PEHA-päeva peale. Nii et homme, kui me sisse saame, siis esimese asjana me läheme teeme veenäidust pilti. Lahutab sealt lõplikust näidust ikkagi meie kasutatud vee juba maha. Ja mis ma siin veel juba ennetavalt ära tegin, oli see, et siin see elektrilevi me lõpetasime ära. Sest et uus omanik juba alustas, siis oli hästi hea mugav lõpetada. Siis Joel rääkis meie Telia tuttavaga, kes ilusti meil selle paketi juba ka ümber liigutas uuele aadressile aktiveeruma. Ja mis veel oli? Prügivedu tuleb meil nüüd organiseerida endale ja vesi ka. Jah, Telia tehnik tuleb esmaspäeval meile. Siis vett või? Tähendab, see veeteema on veel see üks, millest ma mitte muffigi ei tea, et kuidas see nagu korraldatakse. Teiste asjadega nagu lihtne olnud. Siis me peame endale prügikonteineri ostma ja kompostikasti ja Kuda tunne on? Mis tunne? Majaomaniku tunne või? Majaomaniku tunne. Landlord või? Linnumaja ei tohi unustada. Yeah. Kas me võtame mu imelise rõdu ka kaasa rõduterassi või? Mis ma ise oma kätega tegin.
lihtsalt sellepärast, et ma tegin seda. ei, ma juba ütlesin ostjale, meie ostjale, uuele omanikule, tema nüüd on fulli omanik. Sest et fun fact, no omanikuks ei saa, eks ju, mitte notaris, vaid sa oled täpselt vastu ekraani valus, sa pead jah, pigem nii olema, siis oleks Omanikuks saab siis, kui see kanne tehakse. jaa. Siin on ka kala näha või? Pärs ja kass. Kas see on teie viimane öö siin kodus? Jaa. Jonni ei mäleta mõhkugi sellest kodust. Jaa, pigem See mitte. on diplodocus. See on diplodocus. See on Rex. See on Triceratops. See on pterodactyl. Ja See on seda ka teada. See on pterodactyl. See on natukene teine dinosaurus. Need on natukene erinevad dinosaurused. Need on diplodocused, need ta pani õigesti. Emme. Minna kaale. Mis seda? Väga glam õhtusöök meil. Päris hea frikad on. Ja praegu nüüd maitse ained siia. Lapsed on ära saadetud. Nagu näete, siis laste madratsid on juba meil siin selja taga. Me lammutame nende tuba laiali, siis saame siin joone alla tõmmata. Ja sööme, et jaksaks kõik ära pakkida. Tellisime Woldiga sealt Krooni kohvikust süüa. Mina võtsin vegepurksi ja võtsin kalaga või? Kalaga. Unustas endale friikad juurde võtta, aga ma vähemalt võtsin. Saan sinu omad ära süüa. Ma olen juba väsinud. Ja ma kohe ütleb, alustanudki. Red Bulli tooma. Sul on tegelikult üks. On või? Hele sinina. Red Bull on mu üks patujook, mis ma tarbin. Mitte ülima regulaarsusega, aga... Ma tarbin regulaars. Tubaläbil on ka järjest väiksemaks. Eile võtsime vist need riiulid maha või? Siis juba ka rääkisime, et nagu mida vähem mööblit on toas, seda väiksem see tundub. Et nii naljakas kuidagi. Väga huvitav. Opa. Viimasel ajal ei taha üldse enam magusat eriti. Täiesti müstika on ju. Mul läheb kõik paaki. Meil on nagu ära vahetunud see asi praegu. Kõhu kökki läheb mul. Mis on isegi kõhu kökki või? Meil on see stress, vaata mul on stress eating, aga Sul on vastupidi, sa muidu sööd, aga stressi korraga ei söö. Oh, kui ma usun. See oleks nagu pruuni huule pliiatsiga tehtud ümber suu. Mul läheb ka nii raskelt see. See Krooni kohvik teeb vegaburgerid selle Beyond Biffiga. Mega hea. Beyonce või? Väga liha moodi. Aga isegi parema maitsega. Ja see Biff ise on nagu väike. Nagu kitsas. Aga paks. Tule! Vaatas mind. Täiega vaatas. Kas ikka või? Tõsi siia poole. Ei, mitte mulle. Sõid ära oma limpsi. Ma mõtlesin, mis asja, miks sa minu oma. Mina ei kutsunud sind ju. Mõtle sõber, sa tulid ilusti siia toitu sisse ja näitad kõigile oma peput. Mis sa teed? Kõht täis. Oota, seal on see maas. Ma tean. Lõgane. Nii pidi. Oda. Nii pidi. Elu kostu siia. Oss! Vaata, et su jook ümber ei lähe. Noh, meis. Kutsik. Said siia tuppa lõpuks. Kutsik. Imeline. Kuus saunööd. Põhjus, miks me ei lase koera laste tuppa on see, et ei taha, et siin oleks sama karvane nagu igal pool mujal. Siit on tüütuma alati seda tolmuimejat kohale kutsuda. Sest et laste põrandud on alatasa mingit sodi täis. Ja seega on lihtsam, kui siin on vähem koristada. Kuigi mulle nagu meeldib mõte sellest, et koer magab laste juures. Miks sa mulle istud siia? Siis reaalsus on see, et mina ei viitsi nii palju koristada ja seega ta ei tohi lastetuppa minna. Sellises seisus see lastetuba siin praegu meil on. Ma käin poes ära siis.
tühjeneb ja õudne, aga umbes 24 tunni pärast on see korter tühi. No hello. Millega tegeleme? Ma pesen põrandalt maha värvitäppa, mis sellest tähe... Ma ei tea, kas seda on näha, siin on nii pime. Ma ei tea, et siin peaks kõige valgeks. Võib-olla ei läinud. Kuidas seal käib? Pärast Jonnile hambar ja tagasi viima. Rämeda ahjupuhastusvahendiga. Aga oota, tule vaata korra siit, kuidas see võtab lahustus nagu lahti sellest. Oota, ma zoomin sisse. Zoom teeb pimedaks. Zoom tegi väga pimedaks. Oota, ma zoomin veel. Näed vä? Mina näen, aga ma ei tea, kuidas võtta siia ja läägib täiega kaamera. Jaa, sest sa võid liiga heledaks. Ma saan ju pärast järeltöötuses ka heledamaks teha. Okei, mis iganes. Mida iganes. Igatahes töö käib. Mõnus on. Niimoodi. Kohe siia vahele ei saa tulla. Nägu lakkuma. Good point. Me mõtlesime, et kuna meie... Esimene öö oli ka siin toas. Jaa. Siis me oleme viimasega siin toas. Kuigi lakna alla ei saa panna, aga... No ja homseks ei luba ka päikest, meil oli tookord imeline päike ja nagu näete... Siis oli juba lumi kõik sulanud, kui umbes ei kolisime. Jaa, aga me kolisime ka nii-öelda nädal hiljem. Aga kell on 9:30 läbi, mul on räme uni lihtsalt juba. Side lõpp tänaseks õhtuks ja järgmises klipis on kolimispäev. Ma just filmisin väga ennast. Okei. Ma mõtlesin, et ma... Selge. See midagi, mida? Ta ütles, et talle sobib mõlemat pidi, ta otseselt ei valinud veel. See on nii pime, ma mõtlesin, et filmiksin ühe klipi ka, aga kindlasti on hästi tuuline ka. Aga siis me hakkasime ütlema, et see ei ole mitte ainult viimane õhtune jalutuskäik, vaid see ongi meie viimane jalutuskäik koeraga siin. Ütle midagi. Lähme põllu peale ka või? Ei, lähme tuppa. No lähme... Lähme tuppa jah. Sa tahad minna? No lähme põllu. No lähme viimast korda põllule. Mis toimus? Mämm. Head ööd, viimast korda siit korterist. Aga meil on kõik pakitud. Hommikul on mingi üli vähe asju panna. Imeline. Ma pean nüüd sellega magama jääma. Aitäh! Ja ongi kolimispäev ja ma tahtsin näidata, milline on elu Austraalia lambakoeraga, kui kas ei korista piisavalt tihti või siis nagu meil juhtus. Magamistas voodi alla tükk aega see tolmuimeja minna ei saanud. No siis on niimoodi, et kui seda ära ei korista, siis see kuhjub ja kuhjub ja kuhjub. Et diivani alla paratamatult sellised rullid ja asjad kogunevad ja sellepärast mul on nagu raudne reegel, et ma ei taha alt kinnist mööblit, sest sinna alla läheb see karv ka ja seda ei saa sealt niisama naljalt kätte, vaid mu mööbel peab olema täpselt nii palju kõrge minimaalselt, et meie tolmuimeja sinna saaks. Igal juhul kell on 8:58, ma arvan, et see on okei aeg hakata laupäeva hommikul tolmuimejaga tegema. Tegelikult ma tean alumistel on siin elutuba, nii et siis ega nad maha ei löö mind sellepärast, ma arvan. Käru on juba peaaegu täis. Esimene sats on sees. Nii lahe. Meie eest on siia mingeid asju. Pime. Ja siin on asju. Kõik igal pool on asjad. Igal pool on nii palju asju. Nii, siit on veel 2 kappi. Siin on ka mingid üksikud asjad, need jäävad siia. Siit on ka juba päris tühi. Kolimisbrigaad on kohal siin. Nüüd me läheme tüdrukutega mai asju laiali tassima juba. Tere, jõudu tööle! Pitsad on tõesti kohal. Ei olnudki valeinfo. Näe, ma võtsin siukseid kaste. Seda nagu sellised vanaaegsed mingid kaubakastid, vaata.
aga need on mega nunnud lastele. Niisiis, kutsun sööma teid, ma ei tea, mis asja need seal all askeldavad veel. No lähme sööme. Ma tegin suure hooga Emmi pudikarbiga lahti, aga ma panin selle siia üles. Jah, see on väga siuke, et ma juba siuke, ma räägin, näpud sügelevad. Tahaks kõike lahti teha. ja kõik pisikesed autod, et siia korjata. Aga Lepotrinnu kokku. Ja see on väga minnu. Lepotrinnu otsib oma täppe. Ja täpid võtsid ära. Kaisukakasti võib siis siia voodi lähedusse panna. Või siis see võibki ka olla siin selles imelikus sopis, mis siia tekib, on ju. oot, see on peeglinurk ju. No, nii kaugel peeglit ei ole, vaata. Kas lähme üles piiluma? Ja lähme käest kinni. Teie tuba on lahe ja ma piilusin. Piilusid või? Issand. Saapad jäävad kinni. Oota, ma tõstan su sõbrakene. No mine. Käest. Tuba. Teie tuba ja... Oi, appi. Saabastega ärge voodisse astuge. Ukses minna. Sealt uksest tahad kohe minna või? Juba nägi ära. Mis sul on siin? Kiire peate. Ma võin sulle seda üks päev näidata, aga seal on must ja pime ja hirmus. Kus autod on? Võtsi üles. Mõne auto äkki leiame. Näe, siin on 2 autot. Jaa. Siin on Jaani traktor. Jaa, seal on autod. Õige. Võtame siit selle autode kasti välja. Ja, me nägime. Näe, Jonni, siin on ka autod sul. Vaata, meie Jonniga vist voodid. Ja teie voodid hakkavad nüüd niimoodi olema. Ostame teile uued, et... Ja siis me saame rullida voodisse. Kas on sinu hoov nüüd? Kahju. Mingi lukk. Noh. Asuur! Tšau! Siin oleme. Tere tulemast koju, sõber. Kastide sekka. Tere tulemast kastide sekka. Niimoodi, jah. Me peame sulle uued ilusad kausid ostma, jah. Joel, kuule. Joel, küsimus. Kas see koer võib üleval käia või ei või? Aju. Kas koer tohib siin käia või? Ma ei tea. Hea oleks, kui ta tubades ja siin ta võib käia. Kuule. Oota, ei aga näita talle, et ei tohi. Ja. Asuur. Ei tohi. Siia ei tohi. Asuur. Siia ei tohi. Välja. Nii, siin on sinu ala. Siin võid olla praegu. Sest meil on siin igasuguseid allergikuid ja ta on nii karvane, et me eelistame, kui ta võimalikult vähe magamistubades oleks. Eriti praegu, kus meil on need kastid igal pool veel laiali, asjad ei ole lahti pakitud ja me ei tea ise ka veel, kus kõik asub. Aga tõmbame siin selle video otsad kokku, sest ma arvan, et see on juba väga-väga pikk. Siin on kõik see kolimine, korterist ja pakkimine, terve eelmise nädala materjal on siin. Tere! Vaadake! Teeme tšau! Käib jõulukell! Asuur välja! Jonni, tule ka siia. Jonni! Jonni, tee tule tšau! tee siit peeglist. Tšau! Tšau! Tšauki! Tee ka tšau, Jonni. Aitäh, et vaatasite ja näeme järgmises videos, kus me ennast nüüd vaikselt hakkame sisse sättima siia.